Kodused ülesanded. Vaja midagi teha ka siin või? Ei ole vaja, tuleb ta nii lõigad betooni. Alati on vaja. Alati on vaja. Okei. Mis meil siis oli? Nii, ja kuidas nendega läks? Mõlemad on dimensioonimeetod tuli välja? Me ei ole kindel. Me ei tea, mis vastus on. Me ei tea, mis vastus on. Te ei tea, mis vastus on? Daniel ütleb, et saime. Ei, ma ütlen, teeme. Teeme. No vaatame. Meil on siis silinder. Mis on sellest kapillaari jõuga, sigma. Nii, mis selle ühik oli? Newton-meetri kohta, eks ole. On meil Newton-meetri kohta, aga me peame teisendama selle baasühikuteks. Newton on meil kilogramm meeter sekundruudu kohta. Üks jagada meeter, võrdne kilogramm jagada sekundruuduga. Sellest sõltub. No millest veel sõltub? Daniel, millest veel sõltub? Mida? Rumal sõltub. Aga pikkus on ta, kas pikkusest ka sõltub või? Võib-olla sõltub pikkusest. Okei. Mida teised arvad? Mida? Tihedust sõltub, jaa. Kindlasti, kui annab rohkem inertsi, kõik läheb aeglasemaks, eks ole. See on kilogrammi meetri kohta. Praegu selle eest ma punkte ei anna, see on kodutöö ja põhimõtteliselt kodutöö, et saate ka vaikselt punkte. Nii, kilogrammi kuupmeetri kohta. Aga kuidas selle pikkusega siis on? Kas pikkus sõltub veel Luisa, mis arvab? Mida? Raadius on põhiline, millest ta sõltub selle tõttu, et ta läheb tükkideks, eks ole, mingisugune jupp läheb tükkideks. Ja no seal tekivad nagu sellised mingisugused pikkus tekib üks tilk, eks selle seal moodustub mingisugune selline ilmselt selline periood, mis on kõige ebastabiilsem, mis kõige kiiremini välja areneb. Tema pikkus, kui nii kaua, kui see on lühem kui selle silindri pikkus, nii kaua see silindri pikkus ei loe. Et kui sul on pikkuse jupp, mis saab tükkideks minna, siis ta läheb. Ja kui ta läheks niimoodi üheks tükiks, siis võiks hakata mõtlema, et võib-olla sõltub pikkusest, et võib-olla see tükipikkus tuleb kuidagi samasse kanti nagu see jupi pikkus on selle silindri pikkusega samasse kanti, aga nii kaua silinder on pikk, nii kaua ilmselt ei sõltu silindri pikkusest. Nii, raadius. Nii, ja kas on veel midagi? Kas ta raskuskirjast näiteks sõltub? Ei, sest et meil on kaalutused, eks ole. Raskuskirjas ei puutu asja. Me võime minna kaasa, kui ta ekraanist tuleb, me võime minna kaasa kukkuvasse taustsüsteemi, kus ta on paigal. Ja ilma raskusjõutu sellisel juhul. Inertsi jõud tasakaalustab raskusjõu ära. Nii, no vaatame, kas me siit saame midagi kombineerida. Meil on vaja sekundeid ja meil on sekundid on veel siin ja ainult siin. Nii et me võime praegu teha natukene laitsa inimese kombel, me ei hakka seda täis süstemaatilist meetodit tegema. Sest me näeme kohe, et see peab sigma peab minema, kui me räägime ajast astmesse -1/2, siis tuleb sekund lugejasse esimese astmes. Nii et me näeme, et see vastus peab olema tau, peab olema karakteerne aeg, peab tulema sigma astmes -1/2.
aga sigma astmes -1/2, kirjutame nüüd selle ka siia, on tema ühikud on sekund jagada ruutjuur kilogrammist. Kilogramm on meil siin. Nii et nüüd me peame seda korrutama ruutjuurega roost, et kilogrammid ära kaoksid. Nii, aga nüüd meil tekkisid meetrid. Nüüd meil tekkisid meetrid astmes -3/2. On ju nii, kui me võtame ruutjuur kilogramm jagada ruutjuurega kuupmeetrist, on meeter astmes -3/2. Ja nüüd me peame korrutama järelikult raadiusega astmes 3/2. Ja ongi kõik. Nii et siin oli selles mõttes oli ei olnud täda pärast vaja seda niimoodi väga pikalt välja teha. Ja kirjutame natuke ilusamalt. Tau on mingi võrdetegur, numbriline korda ruutjuur, rho r kuup jagada sigmaga. Kes sai sellise vastuse? No päris paljud sai. See oli lihtne. Kuidas me kontrolltöös peaksime määrima, millest see sõltub ja millest mitte? Kuidas te kontrolltöös? Täpselt nii nagu te igal muul juhul. Te peate mõtlema, kas ta sõltub või sõltub millestki. No näiteks, kui me räägime, see me küll oskasime aru saada täpselt, et kui meil on loik laua peal, aga põhimõtteliselt me võiksime seda ka proovida lahendada niimoodi individuaalne meetodi. Ja ta sõltub raskuskiirendusest G, eks ole. Me tahame paksust, meetreid, sõltub G-st, sõltub tihedusest, kas ta sõltub tihedusest? Ilmselt sõltub küll, jah, sest et meil suurem tihedus tuleb rohkem alla seda. Pinevus sõltub millest veel. Mõelge, mis suurused teda iseloomustavad ja kas ta sellest sõltub või ei sõltub. No või mingisuguse näited veel võtta. Aga kes pakub mingi näite? Proovime koos mõelda, kas ta sõltub või ei sõltub. Näiteks me võime teha sellise ülesande, et proovida, et meil on kera veest, ümmargune tilk kaalutuses ja me paneme ta keerlema ümber telje. Mis juhtub, millise kuju ta võtab, kui ta keerleb kiiresti? Saite aru, mis toimus, aga me paneme ümmarguse veetilga pöörlema ümber telje. Ja millise kuju see tilk võtab? Telje pikkusesse läheb. Mida? Äkki läheb telje... Telg läheb lapikumaks just. Ta läheb lapikuks just, nii nagu Ott ütleb, Ott on viimasel ajal heas vormis olnud. Eile oli ka, mis on Otiga juhtunud, on ta mingi soone peale saanud või? Ei tea, oskad kommenteerida, kuidas niimoodi on. Igatahes Ott, no see on selline... Okei, ma lubasin alguses olla esimestega niimoodi esimeste punktidega eelmine kord jäigi see ainsaks punktiks. Aga tõepoolest ta läheb lapikuks. Ja kui nüüd me veel seda suurendame kiirust, siis ta muutub ebastabiilseks, ta läheb tükkideks. Ja nüüd on küsimus, millise nurkkiiruse juures ta tükkideks lendab.
Kui nurkkiirus on väike, siis pindpinevus hoiab seda koos. Kui kiirus läheb suureks, siis pindpinevus ei ole piisav koos hoidmiseks ja kesktõmbekiiruse andmiseks nendele äärmistele servadele, eks ole. Ja ta muutub east võlg, lendab tõenäoliselt 8 tükki. Millest see nurkkiirus võiks sõltuda? Jälle tihedusest. Mida? Tihedusest. Tihedusest, jaa. Tangentiaalne kiirendus. Jah. Tangentiaalne jõud, mis tõmbab keskpunktist eemale. Tangentiaalne jõud. Jah, mis tõmbab, see jõud ringliikumist on... Aga seda me tahame teada, me tahame nurkkiirust teada, seda, me tahame tegelikult kesktõmbekiirendust, eks ole, kas see on seotud nurkkiirusega, tegelikult seda, sisuliselt seda me tahame teada. No see ei ole antud seda, mida me teada tahame. Ja tilkraadiusega R pöörleb. Kaalutuses küsime nurkkiirust. Millal lendab tükkideks? Tilka iseloomustavad suurust. Tilka ja mingeid võib-olla füüsikalisi konstante. Füüsikalised konstantid võivad ka minna mängu, aga ilmselt näiteks mingi elektrikeele midagi pistmist, eks ole, Coulomb'i konstant ei lähe mängu, jah? Müü0 ka ei lähe mängu, sest magnetimisega ka ei ole tegemist. Mängu lähevad ainult need konstandid, mis on nendes võrrandides, mis seda antud süsteemi kirjeldab. Ühesõnaga, dimensioonide meetod on rakendav siis, kui te teate põhimõtteliselt, mis võrrandid teil on, millised füüsikalised konstandid on seotud selle nähtusega ja siis te edasi saate need konstandid mängu võtta, näiteks mõnikord raskuskiirenduse me oleme siin võtnud mängu ja siis seda iseloomustatud suurusega ainult need suurused, mis lähevad mängu, näiteks selle pöörava tilga puhul on, eks ole, näiteks soojusmahtuvus, aga siin soojusega ei ole tegemist, soojusmahtuvus ei lähe mängu siis, jah? Kui soojusjuhtivus samamoodi. Kui oleks mingi soojendamise ülesandega, siis oleks iselugu, siis läksid need mängu. Nii et ühesõnaga, kuhu me jõudsime. Ja keegi ütles midagi, aga ma juba ei jõudnud kirja panna. Ühesõnaga, keegi ütles tihedus, ütles Anna. Nii. Pindpinevust tegur sigma. Raadius on. Nii, Anna 2 poolikut punkti. Ja Daniil sai pool. Nii. Kas veel midagi? Tilgamass võib olla. Tilgamass. Aga vaata, selle tilgamassi me saame nende abil juba arvutada. Kui sa praegu rho ja R abil saab tilgamassi arvutada. Kui sa paneksid praegu tilgamassi, siis sa enam ei saaks seda dimensiooni meetri lahendada. Et siis tekiks meil üks suurus liiga palju, ehk me saaksime koostada siis dimensioonitu suuruse juba. Ja siis, kui dimensioonitu saame koostada, siis enam meetod ei tööta. Nii et massi oleks võinud anda näiteks raadiuse asemel või tiheduse asemel. Aga nüüd, kus need on juba antud, siis on liiga hilja seda massi lisada. Või kui meil tekib mingi põhjus, miks me arvame, et mass on parem kui raadius või tihedus, siis muidugi me võime ka välja vahetada, aga vist ei ole väga sungivat põhjust. Nii, ühesõnaga need suurused, tegelikult rohkem ei ole ka. Nüüd hea asi on see, et meil on tegelikult vastus juba tahvlil. Kas keegi oskab öelda, mis on see nurkkiirus? Ilma igasuguseid arvutusi tegemata praegu. Anna, ütleb. Sigma jääb nii nagu jääb. Korda? Sigma jääb nii nagu jääb, kuna seal on juba sekundid roodus. Sa hakkad nüüd samamoodi seda läbi tegema või? See ei ole see, mida ma tahtsin. 2pi jagatud tauga. Mida? 2pi jagatud tauga. Omega. Ei, tähendab,
see 2pi, jätame selle ära. See tau ei ole periood. võtame lihtsalt tuletus. Aga ühikute koha pealt täpselt nii nagu Marili praegu ütles, eks ole, et meil tegelikult sekundid on seal olemas juba avaldud. Need täpselt samade suuruste kaudu, rho, r ja sigma. Ma ei tea, kas sa seda mõtlesid, aga Anna, sina vist ei mõelnud päris seda või mõtlesid? Ühesõnaga, idee on selles, et meil on antud rho, sigma ja r. Me tahame saada sekundeid. Enne meil oli antud rho, sigma ja r ja me tahame praegu pöördsekundid, üks jagada sekundiga. Enne meil oli antud täpselt samad asjad ja me tahtsime sekundeid. No, midagi ei ole lihtsamalt, võtame eelmise vastuse ja pöörame ümber. Nii et oomega, no ma ei tea, Marili, kas ma annan sulle pool punkti või kuidas sellega sa ise tunned? Ta ei ole vastu. Okei. Ma ei tea, kas sa päris seda täpselt mõtlesid, aga sinna poole. Pool punkti. Nii et oomega on siis mingi konstant. Vaada root juures sigma jagada rho ja r. Aga mäletate, ma rääkisin eelmine kord Rayleigh tilga ebastabiilsusest. Oli selline lugu. Me võime siin nüüd samamoodi teha, et üritada dimensioonide meetodil leida, kui suure laengu peab panema tilgale, et see muutuks ebastabiilseks. Aga miks ta muutub ebastabiilseks on see, et laeng koguneb tilga pinnale, üritab seda niimoodi välja sikutada kõikides suundades. Aga kui see laeng väga suur ei ole, siis on seal pindpinevus, mis vastu hakkab. Aga kui jõud läheb väga suureks, siis mingil hetkel selgub, et on otstarbekas, see tilk muutub lapikuks ja need lapikud osad laengud jõuavad kaugemale, siis ta sikutab veel kaugemale ja siis ta lendabki tükkideks. Aga väga suur laeng peal ei ole hea. Selle koha pealt on tegelikult päris, kas te sellist asja teate? Ma võin teile ühe suhteliselt toreda katseseadet näidata. Kas ma näitan teile siia ekraanile ka või? No vaatame uuesti. Aga mis siin on selline seade, kus vesi voolab ja aga ma ei tea, kas see nüüd on, vaatame, see teine video äkki on parem. See ei see oli just minu vaatame praegu. Kelvini veetilguti.
kui te vaatate nüüd siin ekraani peal, eks ole, ülevalt voolab alla vesi ja 2 kraani. Ja nüüd ta läheb niimoodi, et kui see tilk kukub siit alla kaussi, tal võib olla mingi laeng ja siia alla hakkab mingi potentsiaal kogunema, aga see potentsiaal antakse sellele teisele poole üle, nii et nüüd teisel pool sikutab vastab, näiteks kui siin on meil plusslaenguga, väike plusslaeng siin all, siis on see omandab positiivse potentsiaali, see hakkab tõmbama negatiivset laengut siia ja positiivseid sinna teisele poole, seal, kus oli juba positiivne. Nii et see laeng hakkab seal võimenduma niimoodi. See on enam-vähem arusaadav. See küll võib-olla on natuke rohkem elektrodünaamika teema, aga siin on ka see, kuidas tilgad võivad siis mingil juhul hakata niimoodi pritsima selle tõttu, et seal tilkadel tuleb liiga suur laeng peale ja nad lähevad nagu, ei ole mitte, lähevad tükkideks niimoodi. No ma ei tea, vaatame, ta keerab kraanid lahti ja nüüd hakkab tilkuma. Ja kas ma saan selle? Ta siin midagi demonstreerib, kuidas see potentsiaal hakkab tekkima. Tegelikult nagu ma pigem praegu vaataks, all on näha juba, kuidas nüüd, kui siin alla vaatate, praegu ta varju muidugi ära, aga siin all on näha, kuidas nüüd lihtsalt läheb nagu laiali, eks ole. Ta ei ole mitte kitsas juga, vaid ta läheb laiaks, eks ole. Selle tõttu meil on kõik sama laenguga ja nad tõukuvad seal. Ta võiks selle eest ära võtta, selle pulgrisid. Nüüd on näha, jah. Väga ei ole näha, et ta laiaks läheb, aga no mingil hetkel hakkab siit läbilöök tulema. No vaatame, kas tekib või ei teki see läbilöök. Nüüd tekkis juba siin, jah. Nende kuulikeste vahele läbilöök. Näete, jah. Suusel nõrgalt, aga. No, oli jälle korra. Aga ta väga efektiivne kõrgepingegeneraator ei ole, aga vaikselt toimib. No edasi tuleb see demo, kuidas need asjad siin kukuvad. Nii, ühesõnaga, selles olukorras meil ka, nüüd kuigi siit videost on natuke halb näha, kuidas need piisad lähevad tükkideks mingitest videodest on, nii et kui teid see asi huvitab, te võite ise veel googelda selle Kelvin Water Dropper kohta. Kindlasti leiab veel videoid. Paneme siin tagasi nüüd. Millest siis siin vastus sõltub nüüd? Saame selle lahendada. Reeli pilga ebastabiilsuse ülesande. Millise laengu panema kerale, et ta muutuks ebastabiilseks ja tükkideks lendab. Nii, millest see vastus võiks sõltuda? Mida? Pindpinevustegur jälle. Pindpinevustegur, õige. Nii. Oli nüüd keeberkera. Kera. Ja nüüd on meil laenguga kera. Nii, siin on meil sigma. Nii. Laeng. Ei, laengud küsitakse. Mida? Raadius. Raadius, õige. Tihedus. Mida? Tihedus. Tihedus. See on nüüd hea ettepanek, aga arutame, kas ta sõltub tihedusest. Tihedus annab meil inertsi, eks ole, mass annab inertsi, see annab, kui kiiresti ta lendab. Vaadake, kui me selle paneme siin kukkuma, kas see, kui kiiresti ta, see ei ole päris õige. Aga meil on stabiilsuse kadu. Mingi hetkeni ta on stabiilne, siis ta ei ole enam stabiilne. Aga selle hetkeni, kui ta on stabiilne, ta ei liigu, ta inerts ei mängi.
kui nüüd ta just hakkab, muutub ebastabiilseks, ta liigub ka väga aeglaselt. Ehk see tihedus annab selle ajaskaala, kui kiiresti ta lendab tükkideks, aga mitte selle, mis tingimusel. Sest et see, kui me oleme just piiri peal, stabiilsuse piiri peal, siis tegelikult ta on vaevu ebastabiilne, ta liigub väga aeglaselt. Inerts mängib sellisel juhul vähe rolli. Et kui meil küsitakse, oleks antud näiteks laeng ja küsitakse, kui kiiresti ta lendab, siis jah. Siis oleks jah tihedus. Nii et selles mõttes, et tõepoolest see dimensioonide meetod tuleb hoolikalt mõelda, et kas sõltub või ei sõltub. Antud juhul tegelikult, isegi kui me anname tiheduse, siis ma arvan, et pärast näeme, et me ei vaja seda. Aga mingitel puhkudel on, kui te annate üleliigse, siis tekivad teil probleemid, sest et siis teil nagu on liiga palju suurusi ja saada dimensioonitu kombinatsiooni. Ühesõnaga, lugu on siis selline, kui te teete mingisuguse, annate üleliigse asja, variant A, teil lihtsalt rakendada meetodit, teda ei lähe vaja, kõik on hästi. Mingit probleemi ei ole sellest, et te andsite juurde. Variant B, teil tekib probleem, sest et te saate teha dimensioonitu suuruse. Siis käige uuesti nüüd üle ja vaadake, mis võiksid nendest sellest nimekirjast üleliigne olla. Variant C, teil on midagi puudu. Te ei saa seda dimensiooni, mis teil vaja. Siis vaadake veel kord, käige üle, mõelge, mis võib puudu olla, millest veel võib vastus sõltuda. Nii et seda saab alati oma vigu töö käigus parandada dimensioonide meetodil. Aga millest siin meil sõltub? Raskuskiirendus. Mida? Raskuskiirendus. Raskuskiirendus. Meil on tilka, samamoodi me vaatleme tegelikult kaalutuse tingimuses seda. Nii et ta kukub, kui ta kukub, siis me läheme kokkuvasse taustsüsteemi lihtsalt ja seal ei mõju ka raskuskiirendust. Natuke sarnane selle inertsiga, eks ole, raskuskiirendus paneb ta paneb teist asja, eks ole, ta paneb ta ülevalt alla kukkuma, mitte tilga lõhki minema. No mis veel? Kuidas me anname laengu kerale? On palju meetodeid. Lihtsalt me võtame, näiteks ta on nagu selles ülesandes seal oli, eks ole, ta tuleb ühendatuna mingisuguse pingeallika külge. Seal pingeallikal on kõrge potentsiaal, siis on elektriväli läheb välja. Kui elektriväli läheb välja, siis laengud kogunevad sinna juba moodustuvad ilga pinnale, et tal juba algusest peale on see laeng, kui ta tuleb. Muidugi talle võib hiljem kanda ka kuidagi mingeid suunata, näiteks elektronide voo sinna peale. Nii et selleks on palju võimalusi. Aga lihtsalt kantakse laengu. Nii, millest see sõltub vastust? Praegu ei saa ometi piisav arv olla, sest et me tahame laengut koloneid. Meil ei ole ühtegi ühikut, mis võiks koloniteni viia. Äkki epsilon 0 saame sisse tuua? Epsilon 0 ja ta mingist elektrilist konstandist sõltub kindlasti, sest et eks ole, et meil, ma räägin, et füüsikalised konstandid, mis on seotud nende valemitega, mis põhimõtteliselt peaksime tulema. Meile jõud, mis hakkab pinnale mõjuma, on elektriline jõud, elektrilise jõud sõltub elektriväljas, elektriväli laenguga on seotud läbi epsilon 0, nii et epsilon 0 tõepoolest. Nii. Ekke. Kas veel midagi? Me võime proovida, äkki juba aitab. Kui tuleb välja, siis aitas. Kui ei tule välja, siis tuleb juurde mõelda. Nii, nüüd. Sigmaga meil on lihtne, see on juba meil olemas. Kilogrammi sekundruudu kohta. Raadiusega on lihtne, see on meeter. Epsilon 0. Mis see epsilon 0 nüüd oli? See on natukene keerulisem. Kui me ei mäleta, mis see epsilon 0 oli, ja sellisel juhul me võtame ette valemi, mida me teame, mis sisaldab epsilon 0, ja selle põhjal vaatame. Nii et epsilon 0 jaoks me teame näiteks, kes teab valemit, millise valemi võtame ette epsilon 0-ga? Valguse kiirus. Mida?
valguse kiiruse valem. meeter per sekund. See on valguse kiiruse valem, eks müü0, seal tuleb, siis me toome kohe müü0-ga mängu. Kas me müü0 tahame? Ei taha. Nii et võtame midagi paremat. Teine asi on see, et mäletad, me peame minema siin selliste ühikute peale, baasühikute peale. Aga tegelikult see on ka natukene vale, ei pea ilmtingimata minema baasühikute peale. No näiteks SI mõõtühikute süsteemis loetakse, ma arvan, amprit baasühikuks, aga me võime vahetada selle sama hästi ka kuloni vastu. Vaadelda kulonit just kui ka baasühikud. Sellise juhul amper on kulonit sekundis, eks ole. Nii et te ei pea tingimata jälgima seda täht-tähelt, mis on SI baasühikud. Te võite ühe treidida teise vastu. Nii et ma arvan, praegu oleks otstarbekas, me tahame vastuseks kulonit. Järelt me võimegi kuulutada kuloni baasühikuks. Kahe laengu mõju jõud. Ja, kahe vahemõjuline jõud on hea, sest tema sisaldab meile mehaanikalisi ühikuid, jõud Newton, kaugus meeter ja kulon ja epsilon 0. Nii et kulon meil juba on olemas, eks ole, see on hea ja epsilon 0, see mida me tahame. Nii et tõepoolest me võtame ette valemi F on võrdne Q ruut jagada 4pi epsilon 0 ja kauguse ruuduga. Ja paneme siia sisse. Nii, me saame sellise seose, et epsilon 0 ühik on võrdne kulon ruudus, jagada meeter ruudus, jagada Newtoniga. Aga paneme siia kohe Newtoni sisse ka, 1 jagada Newtoniga on siis meil kilogrammi meetri kohta, kilogramm meeter sekund ruudus. Aga need lähevad pööratud, et seal 1 jagada Newtoniga. Ja saame siis, et meil tuleb see kulon ruudus, sekund ruudus jagada kilogramm pidis olema, mitte kelvin. Kilogramm ja meeter kuubis. No loodame, et sai õigesti. Kontrolli töös ka sellisel natukene mittetriviaalsemate juhtumil kindlasti saate mingid punktid kätte, kui te oskate mingi sellise asja ühiku ilusti välja mõelda, mida võib olla väga lihtne asi, mis aga ei ole. On kindlasti osa teie kontrollide punktidest siis. Nii, me tahame kuloneid ja meil on antud need asjad seal, kilogramm sekund ruudu kohta ja meeter. No meetriga on lihtne, me saame lahti meetrist epsilon 0, kui me korrutame selle raadiusega. Nii et me võime siia alla praegu kirjutada, et kas ma siin sain seda tõsta niimoodi või? Ei, seda niimoodi ei saanud. Kuidas ma sain seda tõsta? Niimoodi saan 5 korda anduud teha. No, niimoodi sai tõsta. Nii, et kirjutame niimoodi. Teeme jälle laisa inimese kombel, ma ei viitsi seda süstemaatilist meetrit. Seda me oleme ka teinud juba korraks, me kirjutame välja alfa, beta, gamma ja astme näitajad, eks ole. Teeme seda natuke laisema inimese meetodil. Kirjutame välja siia praegu epsilon 0 korda R. R kuubis. Epsilon 0 korda R kuubis. Siis meeter läheb ära. See on võrdne kulon ruudus, sekund ruudus kilogrammi kohta. Nii, ja nüüd meil on vaja ka saada lahti kilogrammist sekund ruudu kohta. Ja nüüd on tõetund, eks ole, meil on 2 ühikust vaja lahti saada, aga meil on ainult üks me saame sellest korda lahti ei saa. See saame. Nii, et me läheme selle silma, et saada epsilon 0
juur epsilon 0 R kuub sigma. Nüüd me võime seda kontrollida ja me võime proovida, mis see A tuleb. Tegelikult nüüd, kui teha see Lord Rayleigh, kui ta oma arvutused tegi, ta jõudis sellisele maagilisele tulemusele, mis ütles, et tilt muutub ebastabiilseks siis, kui hüdrostaatiline rõhk tilga sees on võrdne hüdrostaatilise rõhuga tilgast väljas. Ehk elektrostaatiline rõhk, mis nagu tekib sellest, et need laengud tõukuvad, on täpselt võrdne selle kapillaarrõhuga, mida me siin ka eelmine kord vist kirjutasime valemi. Nii et vaatame, mis meil tuleb. Meil on siis niisugune küsimus kõigepealt, et milline on elektrostaatilisest jõust tingitud rõhk, mis mõjub tilgale. Kui palju rõhke, kui meil on kera niisugune ja siin on laeng Q või võib-olla ka mis mitte näiteks laengu pinktihedus sigma, et siis milline on, sigma meil just võib olemas, sigma ei ole väga hea, kasutame mingit, mida me kasutame pinktiheduse jaoks sellisel juhul, S-i. Nii et kui meil on siin pinktihedus S, siis küsimus, milline rõhk sees ja väljas? Kui palju erineb see siserõhk väljas ja välisrõhus? Meil tekib see, et elektriväli on väljapoole suunatud. Ja ma ei teagi kumba, kas S-i või Q puhul, teeme Q terminites. Elektriväli E on võrdne Q jagada 4 pi epsilon 0 ja R ruuduga, niisugune elektriväli. See elektriväli mõjub nüüd sellele pinnal olevatele laengutele ühele pindala ühikule mõjuv jõud. Nüüd meil on väike probleem, siin sees on elektriväli 0. Ja väljas on ta selline. Nii et ta muutub 0-st kuni selleni. Ja kui me võtame nüüd, vaatleme siin väikest tükki. Kui me vaatleme väikest tükki, näiteks niisugust tükki, siis me võime selle jõu jagada kaheks, selle pinna enda tekitud elektriväli pluss väline elektriväli. Tema enda väli hüppab, ta on nagu lõpmatu tasand, kui hästi lähedale sisse zoomime, see on nagu lõpmatu tasand. Te teate, et ühel pool on sigma jagada 2 epsilon 0 ühes suunas ja teises on teises suunas, nii et välja pinnaga risti olev komponent teeb hüppe sigma jagada epsilon 0-ga. Aga see teiste laengute väli, tema ei tee hüpet, tema on pidev. Ja jõuga mõjutab loomulikult teiste väli, ta ise endale ei mõjuta jõuga ju. See on Newtoni 3. seadus, ütleb, et kui endale vastasmõju on võrdsed, siis summa on 0. Nii et me võime öelda niimoodi, et kuigi see nüüd hüppab 0-st kuni selleni, siis teiste tekitatud väli, välja arvatud see väike pinnatükk ise, on pool sellest, et tema selle tükiväli läheb miinusest kuni miinus E-kahendikust pluss E-kahendikuni ja sellele liitub teiste väli, mis on E-kahendikuni, et selle superpositsioonis on hüpe 0-st kuni E-ni. Nii. Ühesõnaga selle pika jutu mõte oli see, et selle laengule siin mõjub E korda selle pinnatüki laeng jagada 2-ga, niisugune jõud. Nii et väike delta F, mis sellele mõjub, on võrdne E jagada 2-ga korda see pindtihedus S korda pindala A. Ja nüüd rõhk üle selle pinna on
rõhk üle selle pinna on jõud jagada pindalaga, eks ole, rõhu definitsioon. Sellele pinnale mõjuv rõhumisjõud, mis efektiivne rõhumisjõud, eks ole. Rõhumisjõud on miski, mis on risti pinnaga, täpselt nii nagu see elektrostaatiline jõud siin. Ja nüüd, kui meil on lihtsalt tilk selline suur tilk, kapillaari unustaksime ära, siis meil peaks tekkima selleks, et ta paigal püsiks, peaks tekkima sisemise ja välimise rõhu vahel niisugune hüdrostaatilise rõhkude erinevus, mis kompenseerib täpselt selle elektrostaatilise efektiivse rõhumisjõu. Nii et me saame siit meie P elektrostaatiline on võrdne delta F jagada A-ga, on võrdne E korda S. S on meil laengu pindtihedus jagada 2-ga. Nüüd me E jaoks meil Q terminites. S-i jaoks võtame Q jagada kogu pindalaga 4pi. Või vastupidi, me võime minna siin Q jagada 4pi R ruuduga on pindtihedus. Q jagada 4pi R ruuduga on pindtihedus, nii et me võime selle kirja panna, et see on võrdne seda me tegelikult juba teadsime enne sigma jagada epsilon nulliga. Vabandust, see oli S, mitte sigma. S jagada epsilon nulliga. Kasutame seda, siis me saame siin natuke lihtsama valemi võib-olla. See on meil järelikult S ruut jagada 2 epsilon nulliga. Ja ma pean veel korra seda kergitama. Nüüd ja see peab olema võrdne kapillaarrõhuga. Kapillaarrõhk oli meil võrdne sigma jagada 2 R-iga. Ei, 2 sigma jagada R-iga, vabandust, valet pidi panin. 2 sigma jagada R-iga. Ja nüüd paneme selle, kirjutame uuesti ümber, aga paneme S-i asemel Q jagada 4pi R ruuduga. Nii, et me saame järelikult Q ruudus jagada 16 pi ruut R viiendas. Midagi imelik, ei, R neljandas. R neljandas on võrdne 32, mitte 16. 32, mitte 16. Mis siin oli selles jagada epsilon nulliga. Nii, see oli meil Q ruut jagada 32 pi ruut R neljandas on võrdne sigma jagada R-iga, millest me saame, et Q on võrdne, siin tuleb 64, mille ruutjuur on 8, 8 pi ja ruutjuur sigma R kuup. Ja epsilon nulli ma kaotasin siin sujuvalt ära kusagil. Kus kohas ma kaotasin? Siin ma unustasin selle epsilon nulli ära. Nii, sain sellise vastuse. Enne mul oli täpselt sama asi, epsilon null R kuup sigma, aga nüüd on mul siin A asemel 8 pi. Nii et antud juhul õppetund on see, et antud teatud juhtudel võib see tegur olla päris suur. See numbrine tegur 8 pi ei ole väga väike, eks ole. Mis oleks aidanud? Kui ma oleks epsilon nulli asemel võtnud koloni konstanti 1,4 pi epsilon nulliga, siis oleks see tegur märksa parem olnud. Ja me ta kirjutasime niimoodi ümber, et see on võrdne, ei ole tekst väga palju, ka epsilon null on ruudus. Natuke ikka oleks parem. Ühesõnaga, mõnikord võivad need tegurid olla mitte väga väiksed, aga ta on 8 pi, on 24, jah? 25 võib-olla pigem.
et 25 korda eksisime praegu, kui me lihtsalt dimensioonide meetodil tegime. No ilmselt saab paremini, mõnikord läheb rohkem. Sageli tegelikult annab dimensioonide meetod üsnagi täpse tulemuse, mingi näiteks 50% viga või midagi sellist. Praegu oleks kehvasti. Nii, see oli selleks, et kontrollida ja vaadata, et meie dimensioonide meetodid antud juhul me ostasime. Me kulutasime päris palju selle dimensioonide meetodi peale. Kas hakkab juba enam aitama või Luisa? Dimensioonide meetodid laameetod selge nüüd või? Väga hea. No, asi ongi selles, et sa ei tea, kas sa eksid tegelikult. Mida? Et sa võid ju proovida lahendada, aga et kuidas sa nagu kindel oled. Aga ma rääkisin, kuidas see on. Seda ma kordan veel kord üle. See on väga, kuidas kindel olla see, kui teil tuleb välja vastus üheselt, siis tõenäoliselt on õige. Kui teil tekib tõrge, kui te ei leia neid õigeid astme näite, kui te ei saa kuidagi seda ühikut kätte, siis on teil mingi suurus puudu. Te olete midagi kahe silma vahele jätnud, millest see vastus veel sõltub. Kui te ei saa tulemust, siis minge tagasi algusse ja mõelge, mis ma ära unustasin, millest see vastus võib sõltuda. Teine asi on see, kui te nüüd mõtlete midagi üleliigselt sinna, millest see tegelikult ei sõltu, siis on selline lugu, kui te nende astme näitajaga teete alfa, beta ja gammaga niimoodi, siis te saate võõrandsüsteemi, millel on palju lahendeid. Ei ole ühest lahendit. Tegelikult selline asi võib juhtuda ka päris elus. Aga teie kontrolltöös saate sellise ülesande, kus seda ei juhtu. Nii et kui te kontrolltöös saate sellise olukorra, et te ei saa ühest vastust kätte, siis jälle minge algusse tagasi ja vaadake, kus ma kirjutasin sellise asja nende suuruste juurde, millest ma arvasin, et ta sõltub, millest see tegelikult ei sõltu. Tõmmake midagi, vaadake, mida te saate sealt maha tõmmata. Vaat nii. Kui välja tuleb, siis tõenäoliselt on õige. Kui ei tule, teil on võimalus parandada. Kas kõik need suurused, mis me määrame alguses, millest ta sõltub, peavad siis lõppvastuses ka olema kuidagi esindatud, et nad ei saa nagu olla astmes? Seda ma ka ütlesin, see oli kolmas võimalus. Et kui te kirjutate midagi üleliigset, aga midagi sellist üleliigset, mis päris ära ei riku, võib ka selline asi juhtuda, siis see üleliigne, mis ära ei riku meetodi, kui ära rikub siis, kui te saate palju lahendeid. Aga kui te kirjutate midagi sellist, mis ei tekita paljusid lahendeid, siis las ta olla. Ta lihtsalt automaatselt ta kukub välja meetodi põhjal, ta ei lähe vastusesse sisse. Siis ongi see olukord, et kus vastusesse lähevad sisse need, mis tõeliselt, millest vastus sõltub ja see, millest ei sõltu, jääb automaatselt meetodi enda tulemusel välja. Ehk siis tema nagu see astendaja tuleb 0. Ja astendaja tuleb 0. Ja. No näiteks, kui me oleksime selles eelmis keerleva keha ülesandes andnud epsilon 0. See oleks kulon olnud sees, kulonit kuskil kasutada ei saa, see oleks selge, et astendaja oleks 0 tulnud, ta ei oleks valemisse sisse läinud, isegi kui me oleks sinna alguses sinna nende suuruste juurde ta kirjutanud. Miks me siin ei kasutanud need alfa, beta, gamma? Sellepärast, et ma olin laisk. Kontrolltöös me peame neid kasutama või? Kui te saada niimoodi, ja näete niimoodi põhimõtteliselt ta ka toimib, eks ole. Lihtsamadel juhtudel niimoodi see on märksa kiiremini. Kui ta hakkab otsast argnema, kui te näete ühte suur, kui nendest sõltuvate, no näiteks, kuidas ta siin hakkas argnema? Miks ma ei pidanud kasutama näiteks seal alguses? Oli see, et ma tahtsin saada sekundeid ja vaatan oma suurusi. Sekund on ainult ühes ühikus sees. Ma ei saa sekundi mitte kuskilt mujalt kui sigmast. Järjelt ma saan kohe kindlaks teha sigma astendaja. Sekund peab minema õigesse astmesse. Sigma peab olema sellise astme, mis annab mulle sekundi lugejasse. Selle tõttu ma näen kohe, et sigma peab olema -1 kahendik. Edasi ma näen, et mul on see ruutur kilogrammist üleliigne. Ma vaatan, kust ma saan kilogrammi. Aga mul on ainult ühe sees kilogramm ülejäänutes. Järelikult roo peab automaatselt minema seal ruutjuurega. Ja ühesõnaga, ta hakkas otsast argnema.
kui ta hakkab otsast hargnema, niimoodi on lihtsam, hullu kiire. Aga kui ta ei hakka hargnema, siis on alati see default meetod, et kirjutada astmenäitajad ja kirjutada võrrandsüsteemi ja lahendate. Alati ei ole garanteeritud, et ta hakkab hargnema, kui oleks mul kilogramm, kui ma oleks sekund olnud kusagil mujal sees, siis ta nii lihtsalt ei oleks hakanud hargnema, siis ma oleks targem olnud see süsteem kirjutada. Nii. Lähme edasi või? See oli see teine koduülesanne. Oli plaadi vahel vesi. Ja seal siis on lugu selline, et meil tekib siin kõvera pinna all kapillaarrõhk, ehk teisisõnu, kui siin on atmosfäärirõhk B0, siis siin on rõhk B0 miinus sigma jagada R-iga, kus R on kõverusraadius. R on meil sees siin. Ja tänu selle, et on täielikult märgav, siis meil joonistub siin selline ringjoon. Ja küsimus, miks ta on ringjoon? Kas keegi oskab põhjendada, miks on ringjoon? Kui meil oli tilk laua peal, suur laik laua peal, ta ei olnud, see servad ei olnud ringjoon. Miks ta siin on ringjoon? No Morgan oskab põhjendada. On selle üles tõmban, et siis nagu tekib ringjoon. Tähendab, et sa ei tõmba, ta on lihtsalt seal peal. Meil on üks klaasplaat, teine klaasplaat ja seal vahel on vesi. Ja see, kui me võtame läbilõike, siis on seal ringjoon ehk teisisõnu see veevaba pind, mis kahe plaadi vahel moodustub, see on silindriline. Ja sellisel juhul me saame kapillaarrõhu jaoks, oli meil valem sigma korda 1 jagada R1 pluss 1 jagada R2. Meil see R1 on see kõverusraadius, R2 on väga suur loiguraadius, seda me ignoreerime seal, nagu vaatleme nagu silindrist pinda. No. Eeva, mis sa arvad? Eeva on ennast taha ära peitnud, aga miks on silindriline? Miks ta on nagu ring? Miks ta ei ole kuidagi lapik lopergune? Laisem kuju, mida võtta. Mida? Kõige laisem kuju, mida võtta. Okei. See ei ole väga piisavalt konkreetne. See on kuidagi rõhuga seotud. Võib öelda, et see on rõhuga seotud. Pindpinevusega seotud. Mida? Pindpinevusega. Pindpinevusega seotud. Aga ma läheb konkreetsemalt. Seotud, ma annan selget argumenti, miks ta on ring. Miks ta ei ole midagi muud. Okei, hakkame teises osas pihta. Äkki oskad midagi, Morgan hakkab midagi ütlema. Kas see on nagu ühtlane rõhk? Jaa. Ja edasi?
See on väga õige algus. Ühtlane rõhk. Nii ühtlane, siis ta võtabki selle kindla. Nii, aga miks ta võtab siis sellise kuju, kui ta on ühtlane rõhk? Saades peab olema sama aega. Jaa, õige. No ma ei tea, Morgan ja Eke saavad juba pooleks äkki või. Tõepoolest on niimoodi, et meil siin rõhk on igal pool enam-vähem sama. Miks ta on sama? Sellepärast on hästi õhuke. Kui meil oli tilk, ta oli paks ja seal see vedeliku samba rõhk hakkas ka majutama. Aga kui mõtleme, see oli mingi, mäletad numbreid, eks ole, see oli mingi mõned millimeetrid. Aga siin on see millimeetri murdosad. Nii et selle millimeetri murdosa juures see vedeliku samba rõhk on väga väike võrreldes kapillaarrõhuga, mis meil seal sees on. Nii et me võime seda ignoreerida ja rõhk üle terve selle siin on igal päeval üks ja sama ja meil on valem kapillaarrõhu jaoks. Kui rõhk on sama, siis järelikult R peab olema sama. Aga kui R on sama, siis on see ringjoon. Kui kõverusraalis on konstant, siis on see ringjoon. On nii? Luisa, klapib seda. Nii, järelt on see meil ringjoon ja ta, kuivõrd kontaktnurk oli 0 kraadi, siis ta ongi niimoodi, et meil on see siin R on meil pool sellest paksusest. Oli see T või mida, kuidas me tähistas selle paksus? Võib-olla T, olgu ta T. Nii, et see on võrdne siis järelikult B0 miinus ja R on T jagada 2-ga, 2 sigma jagada T-ga. T on nende plaatide vaheline kaugus, siis sellise kihipaksus, veekihipaksus. Ja aga väljas on meil atmosfääri B0. Nii et see on suurem, eks ole, siin on väiksem, nii et atmosfääri rõhk surub seda plaati alla. Ja F võrdne selle loigupindala S korda 2 sigma jagada T-ga. No ja mis iganes siis antud olid, igatahes see on see põhiline, kus siis vastuse kätte saab. Ja kui te vaatate, tõenäoliselt tuleb päris suur. Nii et see igapäeva praktika, et seda kleepuvad klaasid just nagu ükste külge, et nii ta on. Tõstke käsi, kui see on enam-vähem arusaadav. Sellega on seotud selline tore asi nagu liivalossid. Liivalossid. Kes on ehitanud liivast lossi? Tõstke käsi. Kõik vist enam-vähem seal taga vist ei tõstnud kätt, aga ja tundub, et kõiki peaaegu on teinud. Aga miks liivaloss kooslusi, miks ta ära enam? Vesi hoiab teda koos, ta on seal nagu poorid, mitte poorid on vist vale sõna, aga Räägin, ma tulen hämle, räägime kord. seal, kui sa teeksid lihtsalt liivast, siis liivaterakeste vahel oleks õhk, aga nüüd seal on vesi, siis see hoiab. Ja mis siis? Ja ongi see sama. Sama asi. Täpselt sama asi. Meil on seal vesi vahel. Täpselt väike asi puudu. Igatahes ma võin Iirisele see natuke anda. Okei, ma olen lahke ja annan Iirisele terve punkti. Et meil on 2 liivaterakest. Siis siia vahele moodustub selle, siniseks annab rohkem B-moodi. Ja muidugi oleks võinud selle, teeme juba liivamoodi. Teeme siis nii. Nii, aga meil on liivatera, teine liivatera. Ja siin vahel moodustub selline menisk veest. Ja nüüd, et siin on meil ka mingi kõverusraadius R ja sinna see menisk nagu kleebib ka tilga, need
liivaterad kokku. Ja siit tuleb selline huvitav asi välja, et selleks, et liivas koos püsiks, peab teil just olema just parasjagu niiske. Kui ta on liiga kuiv, siis ei ole meniskit seal vahel. Ja kui ta on liiga märg ja kõik on üleni vees, siis ei ole ka meniskit. Et menis tekib siis, kui vett on just nii palju, et kõikides iga liivatera paari vahel on just natukene vett ja mitte liiga palju, et see oleks menisk. Ja siit tuleb teie asenduskodu ülesanne. Mis on selline. Te tahate liivast ehitada torn. Te tahate teha sellise asja. Kõikina. Mingi torn ja fikseerime selle aluse siin. Olgu see aluse pindala, aluse diameeter D. No ütleme, aluse pindala on, no mis me mõtleme, no mingi 20 centimeetrit. Ja oletame, et te saate nüüd sellest liivast, mis teil on, ja saate ehitada ta poole meetri kõrgusel. Aga nüüd, et te leiate seal kuskil teisel kõrval on liiv, mis on peenem. Ja teil kõrval on liivaterad 2 korda väiksemad. Nii liivaterad 2 korda väiksema raadiusega. Ja küsimus sama 20 centimeetrit laiuse juures. Kui kõrge saate te nüüd ehitada? Kui see hindi jätta kõrgema, siis ta vajub kokku, ta ei püsi. Vajub laia. Ei ole piisavalt kapilaari jõudu. On see aru saada? Nii, täna me oskate seda teha ka või ette kujutada seda teha. Tõstke käsi, kes arvab, et enam-vähem võiks pilti hakata. Ja proovige. Mõelge natuke. Tegelikult sellega nimelt lahendus ise on väga lihtne. Teidele õiged argumendid. No matemaatikat on siin väga vähe. Me oleme nüüd edukalt aega viidnud. 20 minutit. Puht põhimõtteliselt ma arvan, et me oleme päris hästi edenenud teemadega, et tegelikult me võime lubada ka, te siin tahtsite nagu konsultatsiooni enne kontrolltööd, et me võime tegelikult terve tänase päeva kulutada sellele, nii et palun küsige, mida te veel tahaksite teha. Mis need kontrolltöö teemad on? Kõik, mis on siiani oleme võtnud.
ülesanded tulevad? Mida? Millised ülesanded siis tulevad? No umbes. Aga kas seal on mingisugune näidised on olnud see, mis seal see linkide leht, eks ole, seal on näidis. ja sealtest seal on igasugused küsimused ka nende teemade kohta, mida me veel võtnud ei ole, aga need te tunnete ära. Kui me teemat ei ole võtnud, näiteks soojuskiirgust me ei ole võtnud, soojuskiirguse peale ei tule. No siin on üks suurem teema, mille peale on niimoodi päris palju häid ülesanded on soojuskiirgus, seda ei tule. Aga kindlasti kapillaarsus, auru rõhkeemine, need on sellised head toredad teemad. Siis entroopia, Boltzmanni jaotus, temperatuur, soojusmahtuvus, soojusülekanne, taolised asjad igal juhul. Gaasiga protsessid, gaasiga diabaatiline protsess, isotermiline protsess, isohooriline protsess. Ja hakkame siis pihta järjest. Jaa, kõik järjest. Äkki mida kõige esimesena nagu võtsime, et võtame? Mida me siin esimesena võiksime võtta? Jah. Mida me esimesena õppisime, sellega hakkame. Sellest hakkame. Loisal on käsi püsti. Tegelikult tahaks teha asendusülesanne PDF-failist ülesanne 57. Mis on ülesanne? 57. 57. Okay. 57. Okei. 57, jah, oli see. Meil on selline olukord, et meil on puud on lõkketuules ja 7 meetri kõrgusel on suitsu temperatuur 40 kraadi. Ja kui me ignoreerime soojusvahetust ümbritseva õhuga ja eeldada, et atmosfääri rõhk pinnal on konstantne, maapinnal on 100 000 hektopaskalit ja õhu temperatuur 20 kraadi ei sõltu kõrgusest. Ja siin on siis selline märkus, et ei ole meil mitte adiabaatine atmosfäär, vaid tegemist on inversiooniga. Mitte päris selles mõttes inversiooniga, et meil all külmem oleks, aga igatahes ta on sinna inversiooni poole, et meil on stabiilne, siis selline nimetatakse stabiilseks stratifikatsiooniks. Ehk all on tihedam kui üleval ja ta püsib niimoodi stabiilselt. Ja küsitakse, kui kõrgele suitsusammas tõuseb. Ja kes ütleb, miks ta mingil hetkel enam kõrgemale ei tõuse? Mis juhtub? Mis piirab? Rõhk, nii mis see rõhk teeb? Surutada alla, aga ei lase tal enam üles poole liikuda, ta läheb nagu lehvikusse. Ja, tähendab, meil on niimoodi, et rõhk väheneb, ta paisub adiabaatiliselt. Aga nüüd ümbritsev õhk ei ole, kui ta oleks adiabaatiline atmosfäär, siis ta võiks ükskõik kui kõrgelt kerkida, sest et ta oleks igal juhul meil soojem natukene kui ümbritsev rõhk. Ta alguses oli soojem ümbritsev õhk, saab kerkida adiabaatselt ja teeb täpselt tasakaalu, aga tema on alati väiksema tihedusega, ta muudkui kerkiks ja kerkiks. Aga praegu on selline olukord, et ümbritsev rõhk on siis üleval, nagu kui ta kerkiks adiabaatselt, siis ta muuduks tihedamaks ja vajuks alla tagasi, sest temperatuur kasvab, on konstantne, aga ta oleks stabiilne, siis ta peaks kahanema kõrgusega. Nii et selle tõttu, kui ta kerkib üles, ta võrreldes ümbritseva õhuga muutub järjest tihedamaks ja mingil hetkel ta enam edasi selle tõttu kerkida ei saa.
ehk tihedused saavad, tema tihedus saab võrdseks ümbritseva õhutihedusega. See on see punkt, kus ta enam edasi kerkib. Et alati igas ülesandes katsuda aru saada, miks asi toimub nii, nagu väidetakse, et ta toimub, mis see põhjus on, ja siis saate ka valemitega seda siduda. Nii, et mis meil siis on? Meil on adiabaadi seadus ja meil on ümbritseva õhutihedus, nii me peame kaks avalist tegema. Üks on see, kuidas sõltub ümbritseva õhutihedus kõrgusest ja teine on, kuidas sõltub selle adiabaatiliselt kerkiva õhumassi tihedus kõrgusest. Ja ta on sama, seda suitsu võis lugeda, et ta on sama tihedusega, sama molaarmassiga, eks ole. Et jah, et 29 grammi mooli kohta see on sama nagu õhul. Nii et kui ta oleks õhuga samal kõrgusel, see suits samal kõrgusel on alati samal rõhul, sest et kui nad ei oleks samal rõhul, siis ta paisuks või tõmmuks kokku vastavalt. Nii et me võime lugeda, et meil alati on kõigepealt saabub mehaanikaline tasakaal, mis tähendab võrdset rõhku. Ja selle tõttu, kui see suits kerkib, ta on alati samal rõhul võrreldes ümbritseva õhuga. Nüüd selleks, et tal oleks sama tihedus, peaks ta olema täpselt siis samad ideaalse gaasi-oleku võrrandid. Gaasi-oleku võrrandist meil on siis niimoodi, et meil on B korda V on võrdne M jagada müüga korda R korda T, mille me kirjutame ümber niimoodi, et B on võrdne rho jagada müüga korda R korda T. Me teame, et B on sama. Ja me tahame, et rho oleks sama. Järelikult peab ka T olema sama. Nii et me teame, et ta peab kerkima niimoodi, et tema temperatuur oleks võrdne ümbritseva õhutemperatuuriga. Tema kerkib adiabaatselt paisub, temperatuur langeb, aga õhutemperatuur on igal pool sama. Nii et me saame, et kuidas mis sul oli, B korda V astmes gamma on konstant, B korda V korda T on konstant. Me tahame B ja T seost, võtame selle astmesse gamma ja jagame läbi ja saame, et B astmes gamma miinus 1 korda D astmes gamma on võrdeline V astmes gamma miinus 1 on võrdne D astmes gammaga. Ehk siis D on võrdeline B astmes gamma miinus 1 jagada gammaga on võrdne B astmes ja see on siis 2 viiendikku ja 7 viiendikku ehk 2 seitsmendikku. Ja või tegelikult me tahame, millise rõhu juurde ta peab jõudma. Me teame temperatuuri, kuhu ta peab jõudma. Tegelikult me oleks parem kirjutada sellisel kujul. Et B on võrdne, et D1 jagada D2, kuidas need indeksid on, see peab olema meil väiksem temperatuur ja see on suurem temperatuur. Astmes 7 kahendikku 3,5 korda V0, see on siis maa pinnal. Sellise rõhu juurde peab ta kerkima. Ja me võime sellega välja arvutada praegu. Või me võime valemitega seda proovida teha, võib-olla ei arvuta välja esialgu. Me saame niimoodi, et kui meil on isotermiline atmosfäär, siis sellisel juhul, no me võime tuletada selle valemi ka. Teeme, et me tuletame tegelikult. See on natukene õpetlik ka. Tuletame isotermiline atmosfäär. Me teame, et üldiselt
on atmosfäär, ei ole isotermiline. Aga kui ta oleks. Ja siis on meil selline lugu, et meil on dp on võrdne miinus rho g korda dz, eks ole. Vedelikus on põrk, gaasis on põrk. Ja rho me võtame siit, on võrdne miinus P korda mü jagada R ja T-ga. Ja siit me saame, et dp jagada P-ga on võrdne miinus mü miinus siit meil midagi puudu. G ja dz on puudu. Mü korda G korda dz jagada R ja T-ga. Selle me integreerime ja saame, et P on võrdne P0 korda E astmes miinus mü G Z jagada R T-ga. Mis me saime? Me saime sellise vale, mis väga meenutab Boltzmanni jaotust. Aga tegelikult ei ole Boltzmanni jaotus. Kui te panete siia sisse, eks ole, näiteks me võime sellega nii ümber kirjutada, see on P0 korda E astmes miinus molekuli mass korda G korda Z jagada KBT-ga. Avogadro arvuga mõlemad nimetajad läbi jagades. Mü jagada Avogadro arvuga mass ja R jagada Avogadro arvuga on Boltzmanni konstant. Ja ta läks just nagu täpselt see Boltzmanni jaotus, eks ole. Aga kui me mõtleme järele, mida kirjeldab Boltzmanni jaotus? Boltzmanni jaotus kirjeldab osakeste jaotumist kvantmehaanikaliste nivoode järgi. Aga siin meil ei ole tegemist kvantmehaanikaalise nivooga. Molekul on seal parasjagu selle tõttu, et teised molekulid talle niimoodi pihta virutavad ja nagu palli õhus hoiavad, eks ole, alt niimoodi kogu aeg peale virutades. See ei ole kvantmehaanikaline nivoo. Kvantmehaanikaline nivood on ka olemas, kui on raskusjõud. Kõige madalam on selline, siis tuleb natukene kõrgem ja nii edasi. Aga tuleb oma jaotusnivoode järgi. Me saaksime Boltzmanni jaotust ka arendada, aga siis me peaksime iga selle nivoo jaoks rakendama seda oma energiaga ja siis me peaksime veel integreerima üle kõikide nende nivoode, et saada tiheduse. Ja kui kõike seda teeme, siis saame selle ka. Aga üsnaga see tegelikult, kuigi ta näeb täpselt välja nagu Boltzmanni jaotus, tegelikult ei ole see. Aga no nii ehk teisiti, kui te mäletate, et ta näeb täpselt välja nagu Boltzmanni jaotus, te võite ta lihtsalt välja kirjutada teinekord. Isegi kui ta ei ole Boltzmanni jaotus välja, kuju on tal ikkagi selline täpselt. No võt, ühesõnaga meil on tegelikult praegu olemas ka kõrguse jaoks avaldis, rõhusõltus kõrgusest. Nii et me võime praegu kirjutada edasi, et P0 korda E astmes miinus mü GZ jagada RT-ga on võrdne P0 korda T1 jagada T2-ga astmes 3,5. Ja siit P0-id taanduvad ära, me saame, et Z on võrdne RT jagada mü G-ga korda logaritm 3,5. Z on võrdne. On 3,5 korda RT korda logaritm T1 jagada T2-ga. T2 jagada T1-ga tegelikult, sest me tegime miinusmärgi kaotasime ära, eks ole.
Vaat ja me võime välja arvutada, saame mingi tulemuse ja tõenäoliselt me saame kõige tulemuse. Mis iganes vastus, seal taga on, kui see vastus ka võitu midagi arvutada. Kumb nendest temperatuuridest on kõrgem? Siin T1 on väiksem kui T2. Ja siin loomulikult T2 on suurem kui T1. Et see tuleks positiivne. Ütleme, siin on sellepärast, et me teame, et kõrgusega rõhk väheneb, eks ole, selle tõttu peab olema T1 väiksem kui T2. Nii, tõstke käsi, kui see on enam-vähem aru saada. Kas oli keeruline ülesanne või? Iiris? ei ole nagu keeruline, aga ta on nagu me keeruline jälgida. Et kohati keeruline jälgida, et mõista lõpuni, et mis... See on oluline. Lõpuni tuleb mõista igal juhul. Jah, seda niikuinii. Ja kui te teile otsa vaadata, et kui te nagu jällegi paika saada, et mis toimub, et siis ta ilmvõimatu nagu ei tohiks olla, eks ole. Et me vaatame, et ta kerkides jahtub, vaatame siia peale, et seisma jääb siis, kui arutame, eks ole, vastavalt sellele seadusele, kui tihedus on võrdsed rõhud peavad ka olema võrdsed, sest meil on mehaanikaline tasakaal, järelikult temperatuurid peavad olema võrdsed, kui te selle paika saate, siis edasi ei ole enam üldse keeruline. No vot sellesse see ongi, et selle nagu tulla see tekstist välja lugeda nagu. See ei ole niimoodi tekstist välja lugeda, see tekstist seda ei ole öeldud, te peate ise selleni jõuda. No, ma mõtlengi, et teksti abil see välja lugeda, et selleni jõuda. Üldiselt see ongi füüsika, eks ole, kui ta on lihtsalt valemid, siis see on matemaatika. Aga just sellist asjad välja mõtlemine, see ongi füüsika. Tegelikult. Ja mitte ainult siin, see võib olla ka igapäevaelus, eks ole, kui te teete kas mingite firma juhtimist tavalisel ka, et eks ole, et mis toimub, mis näiteks turgu toimib või mis inimesi ostma paneb või sellist mudelit välja mõtlema tegelikult on ka mingis mõttes füüsika. Ja selles mõttes, selle poolest siin meie füüsika õppimine kindlasti tuleb ka sellisel juhul, kui keegi teist peaks mingi sellisele teele minema, siis sellisel juhul kindlasti füüsikalisest mõtlemisest on seal ka palju abi. Selle isotermilise atmosfääri valemi. Kust me selle isotermilise atmosfääri valemi võtsime? Tuletasime selle reaga. Kus me selle algse võtsime? Kus me algse võtsime. Rõhumuutus kõrguse muutudes on hüdrostaatilise samba rõhk rho GH. Mäletad seda põhikoolist? Vedeliku samba rõhk on rho GH. Oli see põhikoolist? Ei olnud. Maril ütleb, et ei olnud. Kooli, kus ta siis oli? Marili, kui põhikoolis ei olnud. Kus sa selle valemiga tuttusid? Rho GH on vedeliku samba rõhk. Just eelmine aasta siin loengus. Vesandi Lepik ütleb kohe, jah, oli küll, aga mäletad seda põhikoolist, seda valemit? See oli küll. Ma arvan, et tegelikult oli. Küsimus on lihtsalt selles, et mõnes koolis, põhikoolis õpetab füüsikat keegi, kes tegelikult ei tea seda valemit ja siis natuke raske, siis ei olnud, siis sellisel juba ei olnud. Meil oli endine lasteaiakasvataja. Et ühesõnaga, vedeliku samba rõhk on see rõhumuutus, kui me kõrgusse läheme ja edasi me asendame rho. Me tahame, eks ole, diferentsiaalvõrrandi. Meil on C, meil on Z. Ja ka me tahaksime rhost lahti saada, et seda integreerida. Nii et me võtame appi selle ideaalse gaasliku oleka võrrandi, asendame, me loeme isotermine atmosfäär, T on antud. Nii kui me asendame, nii ongi suletud võrrand, saame integreerida. Et tegelikult selle leidmine ka ei ole keeruline. Miinustuuring. Sellepärast, et kõrgusega rõhk kahaneb. Üles. Kui me alla läheksime, siis oleks pluss.
üleval on rõhk väiksem. Vaheaeg või? Järelikult tund. Mida?